Tere, mina olen Diana Bring & Bestist ja meie tänaseks teemaks on siis see, kuidas ma lõpuks kaalust alla võtsin. Need, kes on meist minu eelnevaid neid podcast'e koos Kairiga vaadanud, siis teate, et see oli seal väga aktuaalne teema ja lõpuks õnnestus, kuigi ma isegi ei tea, kuidas mul vahepeal läks nii sassi, sest et ma üldiselt olen ikka enda eest viitsinud hoolitseda. Ja teine teema, et miks ma läksin õppima siis meditsiini ehk siis õendust. Aga just see kaalu asi, et tegelikult ma proovisin igasuguseid dieete ja siis kogu aeg mu motivatsioon langes, sellepärast, et kui ma olin lubanud endale midagi väikest, mis ei ole niivõrd tervislik toit, siis ma mõtlesin kohe, et savi, et homme alustan. Ja ma kogu aeg arvasin, et okei, et kui ma pean alla võtma, siis ma pean olema väga tubli, mitte midagi sellist halba endale lubama. Kuni lõpuks ma mõtlesin, et ma proovin lihtsalt niimoodi, et ma hakkan kaloreid lugema ja siis luban endale ka sellist purksi ja värki, nagu mulle väga meeldib. Aga mida rohkem tegelikult sa kaalust alla võtad, siis seda rohkem sa näed neid tulemusi, seda rohkem tekib motivatsioon ja hea enesetunne ning siis sa hakkad juba automaatselt tegema tervislikumaid valikuid enda jaoks, kuid ma ei ütle nüüd praegu, et ma üldse enam ei sööks purksi asju, et muidugi ma ikka paar korda nädalas juhtub, et luban selliseid asju, aga ma arvestan siis nad enda kaloritesse, et see mulle liiga ei teeks. Ja mind veel aitas oli see, et ma vaatasin oma vanemaid pilte, ma vaatasin, kuidas ma välja nägin, see täiega motiveeris mind, ma mäletasin seda tunnet, ma tean alati, kui me läksime sõbrannadega välja, mul on hästi ilusad sõbrannad, siis ma alati mõtlesin ja vaatasin, kui nad sätivad, et issand, ma tean seda tunnet, mis on niimoodi välja minna, et sa tunned ennast nii hästi ja nii ilusana, sest et tegelikult ma enam ennast niimoodi ei tundnud. Aga see kõik kuidagi motiveeris ja ma läksin lahku ja eks see aitas kaasa, et tuli jälle siuke motivatsioon, et põhimõtteliselt lihaturul tagasi, et peab midagi ette võtma, aga enam never again, ma ei tahaks eluseski enam tunda ennast nii õnnetuna. Ja pluss mind on eluaeg poisid vaadanud ja ütleme nii, et siis kui ma olin ka natukene raskem, siis vaatasid need poisid, kes minu iseloomu teadsid, aga päid nii palju ei keeranud, aga praegu, oh my god, kuidas ma seda naudin ja ma ei vahetaks seda ka mitte millegi vastu. Aga üldse, et mis iganes asi see on, mida sa praegu oma elus soovid muuta või ette võtta, siis ära tunne hirmu. Et mul juhtus siin vahepeal selline lugu, et ma armusin ära ja siis juhtus kõik nii kiiresti, et kui ma isegi sellest räägiks, kui kiiresti, siis kõik mõtleks, et okei, hull. Aga niimoodi ongi öelnud, et näiteks kui ma sellest kellelegi rääkisin, siis kõik ütlesid, et oh my god, et nii vara, et ole ikka ettevaatlik ja mina enda peas mõtlesin kogu aeg, et miks ma peaksin ettevaatlik olema. Et isegi kui ma saan haiget, siis ma olen ju üks hetk olnud nii õnnelik ja mul on olnud nii tore, et mulle isiklikult siuksed poolkõvad üritused väga peale ei lähe. Et kui ikka täiega, siis täiega ja ma arvan, et kui sa oled olnud väga-väga õnnelik ja peakski juhtuma, et sa saad haiget või ei lähe nii, nagu sa lootsid või soovisid, siis see haiget saamine on nagu igati worth it seda, mis oli ennem. Et muidu ongi nagu elad siuke poolkõva üritus, et oled nagu siuke kinda õnnelik või siis nagu on kinda valus, aga mina isiklikult nagu mind panevad just need emotsioonid ja tunded elama ja ma ei karda haiget saada, et ma alati mõtlen, et mis iganes see asi ka minu elus ei toimuks, et ma saan sellega hakkama. Näiteks oma põhjal, kui ma ütlengi, et ei peaks kuskil midagi välja tulema, siis ma alati mõtlen, et okei, et ma tean, et ka kõige hullema versiooniga ma saan enda elus hakkama. Et praegu näiteks meil on eksamite periood koolis ja alati ma ütlen ka oma kursakatele, et mis on siis kõige hullem asi, et kui sa kukudki oma eksami läbi, et mis siis võib juhtuda. Ja et sa ei saa ju surma, et sul on alati uus võimalus, see lihtsalt tähendab, et sa pead rohkem õppima ja rohkem mitte midagi, et see ongi see endale kinnitamine, mis iganes sul elus ka ei toimu, mis iganes tagajärgi sa ei kardaks, et sa endale lepid ja kinnitad, et kui juhtub ka see kõige hullem asi, siis sa saad sellega hakkama. Ja see annab sulle endale nii palju võimutunnet, et ja muudab sind kartmatuks või. Ja teiseks on see, et kui ei tulegi see kõige halvem versioon, aga sa oled seda kogu aeg kartnud ja sellest kogu aeg eemal hoidnud, siis sa võid ju midagi väga-väga ägedat oma elus nii-öelda maha magada. Aga minu teine jutt siis, et kui on küsitud, et miks ma otsustasin õendust minna õppima, siis eelmine suvi, mitte nüüd see möödunud suvi, vaid ennem seda, ma läksin hooldekodusse tööle, et näha siis, kui võimekas ma olen erivajadustega inimeste motiveerimisel. Ja see, mida ma seal hooldekodus nägin, oli üsna võigas vaatepilt ja kuidas koheldi neid inimesi, kellel ei ole enda häält, et enda eest nii-öelda seista ja ennast kaitsta. Ja väga kahju on see, et ka juhtkond oli sellisel arvamusel, et selline käitumine ei ole taunitav. Ning tol hetkel, kui ma sealt suure kisaga lahkusin ja
ja nii-öelda natuke raamat tegin, et siis ma praegu mõtlen, et tegelikult ma oleks võinud seda oluliselt paremini teha nii, et nendel inimestel, kes enda eest reaalselt seista ei saa, et nendel oleks see kasu olnud, aga ma ise käitusin tol hetkel, võib-olla olin natuke toores, et olin väga emotsionaalne ja käitusin võib-olla nii, et ma pigem tekitasin seda viha, aga siis ma sain aru, et ma tegelikult olen nii väike, et mis iganes ma seal ka ei ütle, kellel iganes ma ka ei kirjuta, situatsioonist ei räägi, siis ma olen liiga väike, et seal midagi kohe niimoodi muuta või et keegi mind kuulaks. Ja seetõttu ma mõtlesingi, et ma tahan õppima minna meditsiini, õendust, et olla täielikult siis selles keskkonnas sees ja nüüd ma olengi oma plaaniks võtnud ja mis on juba jõustumisel, et ma hakkangi käima siis hooldekodus, ma ei saa öelda siis kus ja millises, sellepärast, et ma ei või rääkida, mis seal toimub, aga nii palju kaudselt kui võimalik ma tahan seda siiski teha, sellepärast, et väga suur osa on ka teil, kes te tervishoiusüsteemiga võib-olla ei tööta, aga väga suur osa on ka teil sellest, kuidas me saame nii-öelda siis seda muuta. Sest et ma olen tähele pannud, et need inimesed, kes seal töötavad, et enamjaolt, ma ei ütle kindlasti, et kõik, et ärge siin valesti aru saage, aga enamjaolt on siis inimesed, kes, väike kutšatke tuli kõrvale, et enamjaolt on need inimesed, kes ei ole siis kas kuskil mujale tööle saanud või siis pensionärid, keda enam ei palgata. Ning siis nad näitavad seal oma nii-öelda sellist sallimatust välja just endas nõrgemate peal. Aga sotsiaaltöö kui selline, et meie ühiskonnas on see ka ju tegelikult mitte just niivõrd respekteeritud, kui see võiks olla. Ja see tekitab ka inimesest rotsi, et mõelge ise, kui te lähete iga päev kuskile töökohta, kus sa tead, et ühiskond ei vaata sellele hästi, seal sa pead tõesti kellegi järgi võib-olla koristama, see on siis hooldaja töö. Miks ma sinna soovisin minna ongi see, et ma tahan, et minu elutööks saaks see, et just selle keskkonna ja kultuuri muutmine tervishoiusüsteemis ja strateegiate välja töötamine just, et oleks töötajad õnnelikumad, sellepärast, et kui töötajad on õnnelikud, siis ka kliendid ja patsiendid saavad parema kohtlemise osaliseks. Aga ma olen kuulnud ka sellist asja, kus kliendid ja patsiendid ise võib-olla kohtlevad pahasti, et näiteks kiirabi töötajatel, nüüd ma olen käinud elustamist õpetamas koolides kiirabi töötajatega, et see on selline koolipõhine praktika, millest me saame osa võtta ja siis on mulle noored tüdrukud seal rääkinud, et kuidas neil on reaalselt 48-tunnised vahetused vahest. Ning see ei ole see, et nad peavad kogu aeg üleval olema, aga nad peavad kogu aeg olema valmis on call. Vabandust mu kutsa pärast. Ja kui sa oled nii väsinud, siis sind kutsub keegi näiteks, ma ei tea, 37 palaviku pärast välja ja siis veel nähvatakse sulle selle pärast, et ma olen ju maksumaksja, et te peate mind ravima, te peate mind aitama, et see ei ole ka üldse tore ja see tekitabki sellist vastikut tunnet. Et ma tean ise kunagi, ma olen ka kartnud kiirabi kutsuda, et ma ikka ootan viimase hädani, kuni ma saan kutsuda ja siis ma ka hing kinni mõtlen, et okei, kes sealt nüüd tuleb, et millise kohtlemise osaliseks ma saan. Aga olles tänasel päeval siis näinud seda kogu süsteemi ja kõike, siis ma tean väga hästi, milles on see probleem ja tegelikult see on täiesti kahepoolne asi. Ja mida meie üldse ühiskonnana saame teha, inimesena saame täna teha, on jagada tunnustust neile, kes on sellisel töökohal ja teevad sellist asja, sest et see tegelikult on suur tunnustust väärt. Ja kui me suudame muuta nende inimeste mõtet, et kui sa oledki keegi hooldaja, mis on väga auväärt tegu just sellepärast, et tänu sinule või sinust oleneb just see, milline on kellegi teise inimese päev ning kui sa suudad mõtestada seda, kui palju väärtust sa tegelikult annad või sellele teisele inimesele või selle teise inimese ellu tood, siis see töö muutub sinu jaoks oluliselt nauditavamaks. Et kõik on täpselt nii jube ja paha, kui me selle ise mõtleme, aga uskuge mind, et nii raske on teha midagi sellist, kui ei saa seda tunnustust ja kui ühiskond vaatab sellele viltu, et kes sa nüüd täpselt seal oled. Et proovige teha ise midagi sellist ja siis vaadake, mis on, aga kui sa oled teinud midagi head ja hästi ja nii-öelda need kliendid sind sa näed, et nad on õnnelikud, see on kõige ägedam tunne üldse ja see paneb sind nii võimsana tundma, et see, kui sa kasutad seda ära just viha ja õelusega, siis seda rohkem seda sinust tekitab ja seda rohkem sa seda endast sünnitad. Aga kui sa oled hea ja sa tunned, et sa oled võimeline kontrollima oma emotsioone ja tead, et sinust päriselt olenebki ju selle teise inimese päev, siis sa oled ja näed seda naeratamas, seda õnnelikumas, et kõike seda, mida oled sina oma pooltele suutnud pakkuda ja kuidas ta sellele reageerib, siis on see nii võimas tunne ja sa ei lähe koju sellisega, et issand, kui väsinud ma olen, vaid sul on rohkem energiat. Vähemalt minul niimoodi oli, et kui ma sealt ära tulin, ma alati tundsin, et mul on selline energia sees, sest et ma teadsin, et ma olen kuidagi nii kasulik olnud. Ja kui me suudame ühiskonnana üldse seda kõike ümber mõtestada, siis ma usun, et meie tervishoid saab olema oluliselt parem.
ning mõelge selle peale ka, et me kunagi ei tea, millal meie endaga võib juhtuda õnnetus. Ja me kõik kahjuks jääme vanaks. Me kunagi ei tea, kui me ise peaksime lõpetama hooldekodus ja kas me oleme käitunud teistega nii, nagu me tahame, et nemad meiega käitutakse. Ja kas meie ise oleksime õnnelikud, kui sa oled hooldustöö töötaja praegu mõtlema selle peale, et kuidas sina kohtled teist, kas sinul oleks hea meel, kui oleks sinul selline hooldaja. Ning ja unustage ära, et ma olen hästi palju kuulnud ka seda, kui ma olin seal töökohal ja ütlesin, et aga miks sa seda ümber ei mõtesta või miks sa ei naudi, et vaata, milline see on, et mis tööd sa tegelikult teed, et kui vägev see on. Ja siis tulevad vastused, et mina ei suuda või mina ei saa, mina ei jakka, mina olen niimoodi harjunud ja teinud, et sa tegelikult ju teed endale sellega karuteene, mitte kellegile teisele sa ei tee rohkem halba kui ise endale, kui sa võtad endalt ära nii palju võimu, et sa lihtsalt ütled, ma ei saa, ma ei suuda ja nii ongi. Ja elad edasi oma sellist elu, mis võib-olla ei ole sulle kõige rohkem õnne ja rõõmu valmistanud. Aga teine asi, mis ma veel sooviksin mainida just selle, et kui sa oled keegi, kes õpib meditsiini või õendust või siis ma kuulsin ühe korra ühest loengus, me arutasime seda, et kas narkomane peaks aitama. Tuli ühelt poolt vastus, et tema kohe kindlasti ei aitaks kodutuid ja narkomane. Ja ma mõtlesin, et oh my god, et tegelikult me peaksime absoluutselt kõiki aitama. Me ei tea, mis põhjusega on see inimene kodutu, kuna me ise teame inimestena, kui raske võib vahest elus olla ja tõesti on vaja olla meeletult tugev, et tulla teatud asjadest välja. Ja kui te Dr. Phil'i vaatate, siis seal on ka palju neuroloogilisi põhjuseid tegelikult, miks inimene seal võib olla selline võimetus ennast välja tuua teatud olukordadest. Nii et selle asemel kedagi hukka mõista, me ikkagi, ma arvan, et peaksime aitama ja see on jällegi teeb enda enesetunde paremaks. Ja narkomaane samuti, sest et me kunagi ei tea, millal võib see olla meie enda kas sugulane, mõni sõber, kes tegelikult ei olegi nii narkomaan, vaid ta on lihtsalt proovinud. Ütlen ausalt ära, et ka mina olen praktiseerinud asju elus ja õnneks on minu praktiseerimine see, et õnneliku nii-öelda lõpuga olnud, et minuga ei ole mitte midagi juhtunud. Ja ma ei pea oma varasemate kogemuste pärast või proovimiste pärast, mida ma olen elus soovinud ära proovida või teha, sellepärast vähem väärtuslikumaks inimeseks või vähem abisaajaks, sest et ma teen elus ka palju muid asju ja ma arvan, et selliste asjade põhjal me ei tohikski väga kedagi kohe hukka mõista, kui me ei tea, mis on päris põhjus ja kohe kedagi nähes otsustada, et okei, et teda ma ei aita, sest on niimoodi. Sest et me täpselt mitte kunagi ei tea, millal võib see olla meie enda lähedane, et pigem alati aidata, sest et tegelikult see meil tükki küljest ära ei võta. Ja me ei tea ju, milleni see heategu võib lõpuks jälle meid viia. Ja tegelikult ongi see, kuidas me ennast ise tunneme igapäevaselt, see otsustab, kuidas läheb meie päev, kuidas läheb meie elu, kui palju me oleme võimelised saavutama ja kui palju oma elus nautima. Et ärge võtke endalt ära seda võimu ja ärge olge õelad teiste vastu ja nii-öelda ülekohu mõistjad, sest kõik asju elus juhtub ja me tiilimegi sellega erinevat moodi. Aga see oli siis tänaseks kõik ja suur aitäh teile kuulamast ja näeme juba järgmisel korral.